Enamik agressiivsest käitumisest ei ole agressioon. See on segadus, hirm, ülekoormus või lootusetus, mis leiab oma tee välja. Selge on see, et agressiivset käitumist me lubada ei saa, kuid keelamine, lüüa ei tohi. See ei aita lapsel sobivamat käitumist valida oma mure lahendamiseks. Tere, mina olen Jaanika Loore, olen tegevusterapeut. Ja mina olen Kaarina, olen laste arengu toetaja. Käitumine on kommunikatsioon ja agressiivsus on reaktsioon. Selline käitumine on lapse viis end väljendada, kui sõnadest jääb vajaka. Laps ei pruugi osata mingi konkreetse tundega toime tulla ning see võib väljenduda rühmas agressiivse käitumisena. Me ei pruugi neid seoseid kohe näha, sest see olukord, kus agressioon ilmneb, ei pruugi üldse olla selle konkreetse tegevusega seotud. Või sai alguse hoopis heatahtlikust soovist kedagi kallistada või hakata mürama. Võib-olla on lapsevanemana teile endilegi tuttav olukord, kus kodus perega koos olles keegi ei küsi lapselt luba või nõusolekut, vaid hakatakse temaga füüsilist kontakti looma läbi müramise või kallistamise. Ja loomulikult võtab laps kodust, vanematelt vendadelt, õdedelt eeskuju ja rakendab seda siis omaealistega kollektiivis olles. Või on väike laps näinud hoopis suuremaid lapsi kulli mängimas ja ei teadvusta, et sellele eelnes omavaheline kokkulepe. Nemad näevad lapsi üksteist tõukamas ja naermas, järelikult on selline tõukelemine lubatud. Ja kui siis selline laps, väike laps hea sooviga alustab mängu, siis teine laps ei pruugi sellest nii aru saada ja võtab seda kui rünnakut. Täiskasvanutena näeme tihti aga vaid seda jäämäe tippu, kus keegi oli teise suhtes vägivaldne ja siis tihtilugu hakataksegi nii-öelda süüdlast otsima. Lapse põhiline töö on mängimine ja läbi mängu saavad nad väljendada ja tegeleda oma emotsionaalsete baasvajadustega. Kindlasti tead sa mõnda last, kellel on ilmatu tugev soov päti ja politsei mängude mängimiseks. Mõni laps võib minna oma rolli lausa nii sisse, et ta ei taju oma käelöögi või haarde tugevust ega mõista, et ta teeb sellega teistele tegelikult haiget. Ja esimese reaktsioonina tihtipeale tahaks selle mängu ära keelata. Tegelikult aga on selline mäng väga oluline lapse enese tõhususe baasvajaduse täitmiseks ja me saame täiskasvanuna laste mänguga hoopis liituda ning suunata siis agressiivsusele kalduval lapsel rünnata hoopis nähtamatut pätte ja samal ajal ise kaitsta ja toetada teisi mängukaaslasi, et nad rünnaku ohvriks ei langeks. Näiteks siis olla siis kas või varjendis peidus seniks, kuni politseiks kehastuv laps saab oma enesetõhususe vajaduse täitmisega tegeleda. Ja peale seda saab täiskasvanu lahkuda mängust ja suure tõenäosusega on edasine mäng laste vahel juba palju rahulikum ja sõbralikum. Kui me räägime agressiivsest käitumisest, siis võib lapse käitumise taga olla hoopis puuduolev oskus. Näiteks emotsioonidega toimetulek, vähene sõnavara, teadmatus sobivast käitumisest ja muu selline. Selliste väljakutset pakkuvate olukordade puhul on väga oluline aspekt laste emotsionaalne areng. Nende emotsionaalne intelligentsus alles kujuneb ja on väga oluline meil täiskasvanuna toetada lastele emotsioonidega toimetulekut. Kui laps lööb, sest on pettunud, siis lause lüüa ei tohi ei aita tal järgmine kord paremini käituda. Tõhusam on aidata last pettumusega toimetulemisel, tunnistades tema emotsiooni. Ma näen, et sa oled pettunud ja hoides talle siis ruumi, et laps ei saaks või ei peaks vägivaldselt seda emotsiooni väljendama. Lapsed ei oska esialgu nimetada seda tunnet, mis neid valdab ja väljastpoolt tuleva peegeldusega ehk emotsiooni nimetamisega õpib laps oma kehas kogetavat seostama konkreetse emotsiooniga. Agressiivne käitumine on tegelikult väga palju laiem teema, kui siin me jõudsime käsitleda. Lõpetuseks tahan aga välja tuua kõige olulisema aspekti. Lapse käitumise puhul on ülioluline näha algpõhjust ja ainult siis on võimalik valida sobivaim sekkumisstrateegia. Sellest kõigest me räägime pikemalt juba peagi veebis toimuval minikursusel käitumine kui kommunikatsioon. Seal vaatleme erinevaid käitumise põhjuseid
ja jagame praktilisi tööriistu, mis meil on aidanud neid olukordi lahendada. Kui soovid sellest minikursusest rohkem teada saada, siis jäta siia video alla oma kommentaar. Ja kui tahad meie järgmistest videodest õigel ajal teada saada, siis vajuta jälgimisnuppu. Meil on peagi tulemas veel palju kasulikku sisu tööks lastega. Kohtumiseni!